Sit ready. Attention. Ja siingi saadakse määrustepäraselt minema ja praegu vaatame siis nimesid, kes on starti tulnud. No Kaspar Soone on tuntud nimi, käinud erinevatel sisesõudmise võistlustel ja praegu siis masinat number 5 jälgib kaamera Julia Varžavskaja Sisekaitseakadeemiast ja me nägime ka siin Sisekaitseakadeemia tütarlapsed tegid vägevat sõitu siin tiimi arvestuses päeva esimeses pooles ja nii mõnigi neist ja ka Julia siis jätkavad nüüd pingutamist ka individuaalsel võistlusel ja siin siis vaatame Madli Rahuvarm, kes ka on täna juba muuseas võistelnud CrossFit Peetri esinduses, sai sõna ja see naiskond teatavasti võitis, on võtnud nüüd liidrihojad enda kätte. 250 meetrit on läbitud, starditsoonist on nii-öelda väljutud ja distantsitempole hakatakse nüüd vaikselt kohanema. Julia Varžavskaja, Sisekaitseakadeemia esindaja, masinal number 5 on jäänud 10-11 meetriga kaotusseisu Rahuvarmi vastu, aga jätkuvalt medalimängus, kuldse medalimängus on temagi sees, tundub mulle. Una-Kristiana Kaspar Soone on hetkel medalis kinni koos Kristiina Riigaga. Mõlemad siis lätlannad esindavad Riia Stradinsi ülikooli, aga nüüd on näha, kuidas Madli Rahuvarm, CrossFit Peetri esindaja, on nihkunud ettepoole ja teised nüüd vaatavad siis tema virtuaalset paadisaba üha kaugemalt, sest et Julia Varžavskaja vastu on juba edumeetreid kogunenud 22. No kas on see nüüd viimane taks ja kui sealt läheb veel rohkemaks, siis on seda vahet tõesti väga raske Madli vastu Julial kinni sõita, sest et 450 meetrit on jäänud kõigest lõpuni. Kristiina Riiga on vahepeal tõusnud teiseks Julia Varžavskaja ette, aga väga hästi sõuab ka Una-Kristiana Kaspar Soone, kes on hetkel ka veel poodiumi kohas kinni ja täiesti oma teed läheb Madli Rahuvarm, kes on hetkel juba pea 30 meetriga konkurentidest ette saanud ja tema peamine konkurent praegu tundub olevat Kristiina Riiga, kes on teinud ilusalt sõitu, tõusnud kaasmaalannast Kaspar Soonest ka ettepoole ja jätnud nüüd juba selja taha päris mitme meetriga ka Julia Varžavskaja Sisekaitseakadeemiast. 250 meetrit on minna, Madli Rahuvarm kasvatab oma edu, see on juba 34 meetrit, nii nagu siit arvutigraafika pealt ka näeme ja tundub praegu, et seda võitu nüüd keegi enam ohustama ei hakka. On vägev etteaste Madli poolt ja nüüd siis kõigest 150 meetrit. Eelmisel aastal võitis 3.24,6-ga Julia Varžavskaja, kes on hetkel poodiumi kohalt väljas ja kui nüüd midagi ette ei võta, siis seda paadipikkust kaotusmeetreid enam tagasi ka konkurentide vastu ei sõida. Aga Madli Rahuvarm, palun väga, 36 meetrit on edu Kristiina Riiga ees ja nüüd ei ole küll enam mitte midagi konkurentidel parata. Madli Rahuvarm liigub alfa võidu poole ja kohe saab ka võitjana seda sõitu tähistada ja palun väga 3.27,3 palju õnne Madlile ilusa tulemuse puhul ja tegemist on siis tema esimese võiduga siin alfa võistlusel, nii et tubli sisesõud ja nagu varem korduvalt ütlesin ka, siis CrossFiti erinevad tiimid on väga head sisesõudmises ja näidanud seda ka erinevatel võistlustel. Seejuures Tere Leola on ju lausa tituleeritud tegija ka siin absoluutarvestuses pikamaa distantsil. Kristiina Riiga 3.34,8 teine ja kolmandal positsioonil lõpetab Una-Kristiana Kaspar Soone 3.35,1-ga. See oli põnev sõit, kuigi jah, siin võitjat vaadates ühepoolne, aga teise-kolmanda koha vahel, Riiga ja Kaspar Soone vahel oli seal päris korralik kassi-hiire mäng käimas ja lõpus siis nägime, kuidas Kristiina Riiga võttis ikka oma siis kaasmaalana Kaspar Soone vastu ära.